Taaskasutuse maailm on hästi põnev. Suuresti kõik, mis me oleme kodus välja sorteerinud, nendest saab midagi teha, midagi uut. Näiteks kui me võtame tetrapaki, siis tetrapakk on küll taaskasutuse mõttes päris suur väljakutse, sest siin on 3 erinevat kihti materjali. Siin peal on plastik, siin keskel on kartong ja sees on selline metallilaadne materjal. Aga sellele vaatamata saab seda taaskasutada. Kõige väärtuslikum on siin vahel olev kartong, mis on hästi tugev materjal. Ja kuidas see kätte saadakse, on see, et siit kraabitakse pealt ära plastik ja siis võetakse välja see kartong. Ja selle kartongi järgmine elu on kipsplaatide ümber olev paber. Näiteks plastpudelitest saab aga teha riideid, selliseid softcelle, fliise ja spordirõivaid. Ühe sellise värvilise jope valmistamiseks kulub umbes 15,5 liitrist plastikpudelit. Jogurtitopsid võiksid ennem pakendikonteinerisse panemist läbi loputada. Mis nendest saab, on näiteks stepslid ja lambilülitid, mis on meil kõigil kodudes olemas. Kodukeemiapudelite pealt on kõigepealt vaja vaadata, et ega seal ei ole ohumärgiseid. Kui ohumärgiseid ei ole, siis see sobib väga hästi pakendikonteinerisse. Näiteks selline pesukeelipudelist, sellest tehakse toidukaste, poekorve, õllekaste ja palju muud sellist tugevat plastikust kastikesi. Metallpurke aga saab peaaegu kasutada kõikjal. Näiteks võib nendest teha sportautosi, elektriautosi, ükskõik milliseid asju saab metallist teha. On põhimõtteliselt 2 valdkonda ainult, kus neid ei saa kasutada. See on kosmosetööstus ja lennukitööstus. Seal on esmatähtis turvalisus ja seal tuleb alati kasutada kõige uuemat toorainet. Kui vana paberit ja plasti saab taaskasutada umbes 5-7 korda, siis klaas on väga fantastiline materjal. Seda saab taaskasutada peaaegu lõputult. Klaasi me sorteerime ära värvide järgi, roheline eraldi, pruun eraldi ja läbipaistev klaas eraldi. Ja siis tehakse sellest uuesti pudelid ja purgid. Aga segaklaasist ja klaasipurust valmistatakse hoopis soojustusmaterjal, klaasvill.